Meie unistus katuseterrassis sai tegelikult alguse 5 aastat tagasi, kui me tegime õpilastega ideekorje, milline peaks välja nägema üks unistuste koolimaja. Ja väga paljud õpilased andsid seal märku, et nemad unistavad sellisest koolimajast, kus katusel on haljastust, kus nad saavad oma vahetunde veeta, kus toimub väliõppetunnid. Meie katuseterrassist tuleb multifunktsionaalne koht, kus toimuvadki õuesõppetunnid, kus õpilased saavad vahetundi tulla veetma, kus toimuvad näiteks ka üritused ja kindlasti, mida me soovisime, oli siis ka kooliaed. Ja me plaanisime selle kooliaja rajada just sellisel moel, et me kutsume kokku nii õpilased, õpetajad, lapsevanemad kui ka vilistlased ja teeme sellised suured talgud, kus me ehitame siis taimekastid siia kooliaia katusele. Ja me leidsime 2 8. klassi õpilast, kes olid siis nõus oma loovtöö raames siia katusele need taimekastid rajama. Me panime siia erinevaid taimi, näiteks nartsisse, tulpe ja piparmünte. Siis panime siia veel lavendlit ja krookusi. Siilikübar. Õpetaja andis meile tööülesandet näiteks, et kaevake siia üks auk, patsutage kinni, kastke. Ja siis tõime mullakoti ja panime peale veel selle patsutame kinni. Meie nägemuses siis kooliaia katusel peaksid olema ratastega taimekastid, sellepärast et me soovime seda kooliaeda kasutada erinevateks tegevusteks. Siin võiks toimuda õuesõppetunnid, siin võiks toimuda üritused ja ratastel taimekastid võimaldavad siis seda ruumi paindlikult kasutada. Ja õpilased siis lõikasid välja ka ilmastikukindlast vineerist kasti põhjad, kinnitasid sinna rattad ja need euroaluste kraed ja seest kaeti siis taimekastid koormakattega, sinna sisse puuriti augud, et vesi sealt ära jookseks ja pandi siis kuskil 10-15 sentimeetrit kergkruusa ja ülejäänud osa siis täideti mullaga. Ja kui need taimekastid olid valmis, siis tuli need katusele tõsta, selleks me siis tellisime teleskooptõstuki, kes siis tõstis need taimekastid üle siis rõdupiirete siia katusele. Õpilased koos õpetajaga siis valisid välja taimi, mida kevadeks siis istutada. Ja nendeks olid siis näiteks erinevad laugulised, nendeks olid siis näiteks rabarber, piparmünt, aga ka väga palju siis tulpe, krookused, mille õiteilu siis oleks võimalik nautida juba varasel kevadel. Õpilased olid vähemalt selles mõttes kõik hästi ülipõnevil. Nad küll tahaksid, et need taimed juba tuleksid siin võimalikult kiiresti välja, aga nad on põnevil sellest, mis siis kevadel saama hakkab siin katusel.